tere! Täna räägime hüpnoosimüütidest ja üks müüt on siis, mida mina ka tihti kuulen, inimesed ütlevad, et ega ma ei tea, kas mind saab hüpnotiseerida, et mind ei saa hüpnotiseerida. Ja see on täielik müüt, sest tegelikult me viibime siis selles hüpnoosi seisundis ehk meie alfa tasandil on aju töötab iga päev. Et näiteks ärkamise ja magama jäämise, kui me ärkame ja kui me ärkame ilma äratuskellata ja oled sellises nagu poolunes, siis see on tegelikult ka seesama alfaseisund. Ja sama on õhtul enne magama jäämist, et kui sa juba oled sihuke peaaegu uinud, silmad on pool kinni ja vajud magama, see on ka hüpnootiline seisund. Hüpnootiline seisund on näiteks ka see, kui sa sõidad pikalt autoga ja sa hakkad nägema nagu vahel on nii, et kahelt poolt, eks ju, nagu tekib kahe müüri vahel, sõidad ja, ja vaatad ühte punkti ja oled siukses nagu väga juba lõõgastunud seisundis. Et tegelikult see on ka hüpnoos. Ja kui te olete näiteks vaatate telekat ja olete sellises ka passiivses, et te lihtsalt vaatate pikalt mingit filmi, aga enam nagu see aju ei salvesta, mis ümberringi mujal toimub, et sul on selline ühene fookus, siis see on ka tegelikult juba hüpnoosi seisund. Paraku ainult seal salvestad sa endale nende jaoks mitte nii kasulikke asju üldjuhul. Reklaamid näiteks, mis on, et reklaame vaadates pikalt, siis tegelikult miks nad nii hästi toimivad, ongi see, et sa võtad need vastu hüpnoosi seisundis. Ehk siis inimesi, kes on vaimselt terved, kellel ei ole skisofreeniat või mõnda muud sellist haigust, et nemad alluvad hüpnoosile suurepäraselt. Siis on veel üks müüt, on see, et intelligentseid inimesi ei saa hüpnotiseerida. Jällegi lükkan ümber, et tegelikult intelligentsed inimesed alluvad hüpnoosile isegi paremini. Siis on müüt 3, et hüpnoosi käigus me räägime kõik oma valed välja. Ei räägi. Et kui oled intelligentne ja loov inimene, siis hüpnoosi käigus sa võid isegi veel loovamalt valetama hakata. Et, et jällegi, et kui sa ei soovi, see on see, mis me esimeses videos rääkisin, et vastu sinu tahtmist ei saa tegelikult midagi tegema või rääkima panna või jänese moodi hüppama või kummalist asja tegema. Ja mis siis veel? Siis on veel selline hirm, et, et äkki ma ei ärka hüpnoosist üles. Et mõned inimesed jäävadki hüpnoosi. Et tegelikult mõned inimesed elavadki nagu peaaegu hüpnoosis, eks ju, kõik kogu aeg lasevad endale nii-öelda peale sellist reklaami ja müra. Aga tegelikult et kui sa oled hüpnoosiseansil ja sind lased ennast hüpnotiseerida, siis sind nii-öelda rahustatakse sinu närvisüsteem maha, on ju, läbi ühenduse. Ja siis sa sessiooni käigus, sa tegelikult liigud nii alfa, beeta, delta, teeta tasandil. Ehk siis sa võib-olla kuuled kõike, mida räägitakse ja sul on selline tunne, et sa oled ärkvel. Ja sa võid olla seal beeta ja alfa vahel kõikuda. Ja siis võib olla vahepeal selline tunne, et sa oled magama jäänud ja vahepeal mingit osa ei kuulnud ja võib-olla sa olid delta ja teeta tasandil ja siis jälle niimoodi, et see on hästi loomulik, et ei ole nii, et siis hüpnoos ei mõju. Et siis ongi loomulik see, et sa oled kord nii, kord naa, et see oleneb sinu seisundist, sinu väsimusest, kõigest, kui palju sinu alateadvus, kui raske see töö on, mida sa soovid oma alateadvusega teha. Ja kindlasti sa tuled sealt hüpnoosist välja, nii nagu sa tuled igal hommikul ärkad üles ja igal õhtul lähed magama ja hommikul ärkad jälle üles. Ehk siis, mis võib lihtsalt olla, on see, et mõnikord inimene uinub ja kui ta on väga üleväsinud, et siis ta lihtsalt jääb magama ja
tõenäoliselt hüpnotisöör peab natuke rohkem nipse lööma, et ta siis lõpuks sealt välja tuua. aga seda, et nüüd sa jäädki alatiseks hüpnotiseerituks, et seda ka ei ole. vot, et jah, hüpnoos on suurepärane abivahend, kui sa soovid muuta oma käitumismustreid, tegeleda millegiga siis, mis on sinu elus hoidnud sind tagasi ja jah, murda mustreid nii-öelda, et on tõesti väga-väga tõhus, et on isegi toodud näited, kus näiteks 6 hüpnoosiseanssi teevad ära sinuga sellesama töö, mis teeks ära siis nii-öelda see äh, psühhoteraapia või siis psühholoogiga rääkimine 200 seanssi, jah. ehk siis see on nendele inimestele, kes tahavad kiiret muudatust. jah, see ei pruugi sobida kõigile, sest kõik ei taha kiiret muudatust. aga kes seda soovib, siis kutsun proovima. Kohtumiseni.